Tere! Minu nimi on Markus Dvineinov ning mängin teist aastat Prodigy ketastega ja kuulun ka Prodigy Team Europe ridadesse. Mis on aga minu kotis? Vaatame kohe. Alustame putteritest. Driveimisputtereid on mul kokkuvõttes 5. Kõik need on muideks ka PA1, aga ajapikku on saanud sellest näiteks PA7, ma eeldan, ning sellest umbes PA3 või PA4. Ehk et ma võin need visata Heiseris ning nad lähevad üle ja jäävadki üle minema. Siis natuke kangem ja uuem ketas on see ilus hakkläbi stambiga PA1, mis on oma omadustelt veel täitsa nagu PA1 ehk hoiab liini ja keerab alati sinna, kuhu on vaja. Ja lõpetuseks on 2 kõige kangemat pilli, siis PA1 mõlemad 750 plastikust, üks siis no-stambiga ja teine juba circa aasta mul kotis olnud. Ja neid ma kasutan siis ütleme tuulistes oludes, seda siis vähema tuulega ja seda siis juba suurema orkaaniga või siis nii-öelda flex viseteks, kui ma tahan, et kindlasti ketast tagasi tuleks. Nii et viskeputtereid mul siis kokkuvõttes 5 ja kasutan neid lähenemiseks vast kuni 70-80 meetrit distantsidel, olenevalt siis situatsioonist. Aga muidugi põhi nii-öelda kirsid kotis on siis putmisputterid, mis on siis minul 2 Team Stambiga PA3, üks ilus selline Rainbow Stamp ja teine siis selline mingisugune muu sigri-migri. Aga igatahes need on minu poisid, millega ma alati korvi ründan kuni 20-25 meetrit ja üritan ikka sisse saada. Aga siit edasi siis A-seeria juurde. Ja A-seeriast kannan ma kaasas kindlasti A2, 400 plastikust. Kindlasti just see värv, sest et see release on üks parimaid, mida ma olen saanud visata. Ja kui mul see peaks ära kaduma, on mul ka nii-öelda back-upis täpselt samasugune kohe olemas. Kindlasti eeskäed ja kangemad tagantkäevisked, kui on vaja Heiseriga visata või tuulde visata. Ja A-seeriast siis natuke lahjemad poisid on A4, 2 tükki. See on siis tsipa lahjem, see tsipa kangem. Saan visata neid eeskäega Heiseris, lähevad ilusti üle, keeravad püsti, mõni läheb natuke rohkem üle, mõni vähem ja tulevad tagasi, kui piisavalt õhku anda neile. Või siis, kui saad täisjõuga, siis ländavad lõpuni justkui üle. Ja mõlemad siis 170 grammi ja teine 172. Ja see 72 on kusjuures isegi natuke lahje. Liigume siit edasi keskmaade sekka ja keskmaadest on mul tegelikult suhteliselt tagasihoidlik väljapanek M3, mis on mul vast 2,5 aastat vana, aga oma nii-öelda omandustelt veel hoiab ilusti liini ja keerab lõpus ilusti sinna, kuhu vaja on, ei ole üldsegi alastabiilne ja vastupildiselt sellele on M4 siis teine ketas, mis on vastupildiselt väga alastabiilne ja keerab ennast Heiserist üle ja kui vaja, siis hoiab seda joont, läheb üle, kui ei, siis nii-öelda feidib lõpus ilusti ka tagasi, kui piisavalt talle õhku ja aega anda. Siit edasi muidugi fairway kettad ehk F-kettad. Mõlemad on mul F2 protod. Esimene F2 on mul peab 3,5 aastat vana juba. See on vist kõige vanem ketas mu kotis ka, nii et tõenäoliselt ka kõige väärtuslikum. Et sellist ketast nagu kuskilt mujalt ei saa, kui mul see peaks ära kaduma, aga tui, siiani on ta alati tagasi tulnud. Ja F2-si kasutan ma siis tunneliviseteks, kui ma tahan otse visata või ma tahan pikemaid viskeid, mis läheks sujuvalt ja jääkski üle minema. Siis ma panen lihtsalt selle samale kettale natuke rohkem nii-öelda jõudu taha ja ta peaks ilusti hoidma ennast lõpuni. Ja sama versiooni lihtsalt kangem nii-öelda versioon. Ei ole nii palju ära mängitud, on ilusam, puhtam ja võib-olla natuke tuulisemas olukorras läheb see siis nii-öelda selle asemel käiku. Aga F2 soovitan kindlasti F-seeriast kõige rohkem, kõige ütleme universaalsemad kettad, mida kasutada Heiseriks, otseviskeks, üleminevaks viskeks ja minu jaoks väga mugavad ka käes. Aga siit edasi kangemate poiste ja natuke kiiremate juurde juba. H2 seeria, 750, jällegi 2 täiesti identset ketast, ent siiski kanguselt erinevad. Roheline on mul kotis olnud vast 1,5 aastat või 2 aastat. Selle jooksul umbes 2 korda ära kadunud, kokkuvõttes siis 1,5 aastat komandeeringus on kuskil mujal, aga lõpuks just tagasi tulnud. Seda kasutan peamiselt siis tuulistes oludes, kui on visata flätti viset, mis kindlasti siis keeraks tagasi või Heiserit ülevalt, kuidas iganes vaja on. Minu nii-öelda moto on kindlasti hoida kotti võimalikult lihtsana, et ma ei peaks iga päev mõtlema, et mis ma nüüd järgmisena võtan, kas see H3, H4 või H1. Ei, H2 ja muuda nurka, muuda jõudu ja toimib väga hästi. Aga nüüd
lennukid, mida ma kaasas kannan. Boeingut täna ei võtnud, võtsin ainult T1, sest et tegelikult on mul ka üks T2, aga see kadus Tšehhis ära. Nii et loodetavasti tuleb see sealt kuskilt tagasi. Ent siiski, alustame nendest, mis mul kotis järel on. Kõige lahjem on T1, vana hea lavendel, mida kunagi on siin paljud mängijad visanud. Vanust ma arvan 2 aastat, viskan Aiserist välja, keerab sirgu, läheb üle, tuleb tagasi, teeb kõik jutud ära, mis vaja on ja ütleme nii, et ikkagi korralik lennuk. Kui tagant tuul on ja kaugele vaja minna, siis praegu läheb see poiss käiku. Siis on muidugi vana hea Nicolo Castro Flylife'i tuuninguga T1. Ma arvan, et see driver on kõige kauem minu kotis on driveri seeriast ja selle vanuseks on vast 2,5 aastat. Ja mis kõige toredam selle juures on see, et see ketas oma lennuomaduste poolelt pole üldse muutunud. Ta on ikka suhteliselt kange, kuigi nüüd juba, kui visata välja ta nii-öelda täisjõuga Aiserist, keerab ta ennast sirgu, aga alati tuleb tagasi. Et võib tema peale alati loota. Ja kindlasti Stamp lemmik. Ja siit juba grammike kangem jälle T1, vast vanuselt 1,5 aastat minu kotis olnud, 173 grammi. Ja alati võib loota, et nii-öelda Aiser tagasi, siis kas tagant käib ees käega, teeb oma töö täpselt ära, ka siis, kui tuul on. Ja 4. ehk viimane driver, kõige vähem minu kotis on, seda ma olen ka vahetanud, kuna kangeid driverid on lihtne leida, aga neid, mis on sisse mängitud, neid on juba raskem, nii et neid ärge kaotage, uusi võite võtta juurde, kangeid T1-sid, H1-sid, H2-sid, aga sisse mängitud T1 ei saa kuskilt väga. Ja see on minul siis kõige kangem T1, mõned kuud võib-olla kotis on ja kasutan siis, kui on ikkagi väga palju vaja skippi saada, väga palju minna paremale vasakule ja kindlalt, et ta kukuks, jääks. Ja ka siis, kui väljas möllab orkaan, läheb see poiss kindlasti käiku. No võt, see on kiire vaade minu koti sisse, kettad, millega ma mängin, aga see ei ole kindlasti kõik. Ära tuleb mainida kindlasti ka kõige parem marker, mida ma kasutan ainult mängimiseks. Selline mõnus kummine. Kindlasti ei saa ära unustada retikuid, 2 sinist, 1 kollane, 1 vana ja roosa, 1 sinine. Ja muidugi kindlasti ka minu lemmik, ütleme vanaema stiili saunalina retik, mis võtab kõik selle mõnusa Eesti sügise ja talve mudru enda sisse, et kui see poiss väsib kiiremini ära veest, siis sellega saab ka nii-öelda basseinis käia ja mängida. Sest siin me ei tea kunagi, kas hakkab sadama või ei hakka. Igaks juhuks muretseda, kui pärast kahetseda. Ja mis on veel? Aha, no vaata, kui sul on käed hästi pikad, siis sul on ka vaja kindaid kaasa hoida, sest veri ei jõua mitte kunagi näppudesse ja näpud lähevad kogu aeg külmaks. Seega ka Eesti suvi, teada tuntud talv tegelikkuses, on meie oht ja mina olen selleks valmistunud, et mul on ikka veel kindad kotis. Ja muidugi lõpetuseks ka väike Eesti stiilis puff, mis on alati hea ümber kaela tõmmata, kui tuul tõuseb, sest tuul tõuseb nagunii ka suvel. Aga siin mul midagi tarka praegu ei olegi. Üks asi on tegelikult veel, vabandust. Selline nimeasi nagu spray blaster. Ehk et kui teil näpud kõigil katki lähevad vahepeal, eriti kes eeskätt hakkavad mingite keskmaadega viskama ja selliseid asju tegema, siis tihti need tekivad siia sellised naha, praod, värgid, valus, lased peale, tõmbab kinni nagu plaastri, aga viskamist ei sega. Super hea. Kindlasti soovitan, kellel on sellised probleemid. PP1 kott siis tradisiselt, mis mind siiani on kandnud hästi ja kettad püsivad sees, selles istub ilusti, ruumi on palju ja kõik on timm. Nii et see on minu kotis praegu, võib-olla paari kuu pärast midagi muutub, aga üldiselt mida vähem muutub, seda parem on. Nii et hoidke koti sisu lihtne ja mäng läheb ka lihtsamaks. Aitäh!